Minu meelest on ringi reisides alati üks põnevamaid hetki see, kui sa jõuad oma järgmisse öömajja. Ja meie just oleme jõudnud Ubudis oma teise peatumiskohta, kuhu me plaanime jääda vähemalt 4 ööks, võib-olla kuni nädalaks. Ma mõtlesin, et ma natukene näitan teile, millised siin need majutused on. Tänavalt sisse tulles on tavaliselt päris raske märgata neid majutusi, sest nad on ära peidetud taha hoovidesse. Meie peatume tavalistelt homestaydes, ehk siis kodumajutustes. Aga tegelikult need on sellised hotellikompleksid. Tavaliselt see perekond, kes seda peab, elab ise ka siin, aga see on näiteks klobi ja vastuvõtt. Ja kogu see kompleks on täis selliseid väikseid templikesi ja erinevaid majakesi. Nendes elavad töötajad ja see pere, kes seda hotelli peab, aga külastajatele on, kohe näitan, natukene teistsugused majad. Tänavalt tulles on raske mõista, millised need sisehoovid on ja millised need majutused tegelikult välja näevad. Aga enamasti nad ongi sellised hästi rikkalikud aiad ja kõik on rohelust täis. Ehk siis see on valimõistes kodumajutus ehk homestay. Ma kohe näitan, milline meie tuba seest välja näeb. Ja vannituba. Mina küll julgen soovitada kõigile, kes reisivad Aasias ja eriti Indoneesias või siin Balil, eelistama hotellile sellist homestay või guesthouse'i tüüpi majutust, sest te saate palju ehedama elamuse kui suures hotellis olles. Nad on tavaliselt palju sellised privaatsemad, peidetud väikestesse tagahoovidesse. Ja kolmandaks, nad on palju soodsamad. Näiteks söö 2 siin samas selles majutuses maksab 25 € 2 koos hommikusöögiga. Muidugi see hommikusöök ei ole nii rikkalik kui hotelli rootsilaud, aga tavaliselt saab valida kas muna, omlett, bröstsaiaga, pannkoogid või siis kohalik riisi-nuudliroog, pluss kohvi, värske mahl ja värsked puuviljad. Nii et kõhu saab täis ja nuriseda pole küll mitte midagi. Nii et meie ka jätkuvalt ööbime sellistes väikestes kohtades ja oleme väga rahul.